aga siis ma hakkan rääkima ja vaatame, kui keegi tuleb juurde, siis saavad liituda jooksvalt. Ehk siis tere, ma olen siis Jegor Vivitast ja siis ma olen selle projekti juht, meie Erasmuse projekti A Journey Through Creativity juht ja siis ma jagan teiega oma ekraani, presentatsiooni sellest projektist. Täna on esimene koolituspäev ja siis räägime sellest natuke. Peaks ees olema nüüd. Okei. Ehk siis sel aastal meil on selline Erasmuse projekt ja tänane päevaplaan on siis selline, et me esialgu räägime sellest, mis on oodatud selle projekti raames, kuidas me hakkame seda tegema, mis teema ja mis eesmärgid on ja siis pärast vaatame ka esimesed need osad sellest meetodist, sellest design sprindi tööriistast ja vaatame ka, mis meie Vivita kogemused on nende osadega. Ja siis ootused ja sihtpunkt on siis sellised, et meil on üldiselt plaanitud selle projekti raames teha sellised kunstiteosed ja need me teeme selle tööriistakasti kasutades, ehk siis järgmised 3,5–4 kuud me vaatame, mis need tööriistakasti osad on, kuidas me saame seda kasutada ja selle tööriistakasti kasutades me loome neid kunstiteosed. Ehk siis need kunstiteosed tulevad meie Tallinna Telliskivi alale siia näitusele ja see on plaanitud juuni alguseks, ehk siis juunikuus on kuskil see olema siin Telliskivis ja praeguseks me täpselt ei tea, mis need kuupäevad on, aga anname küll teada ja siis sellega järgmised koolitused tulevad siis kolme kuu jooksul. Meil on plaanitud, et meil on 10 tiimi, et kõik need osalejad, kes on selles projektis osalemas, on siis õpetajad ja noorsootöötajad ja sellega meil on 4 kuud ehitada ja kokku panna, luua neid kunstiteosed. Teemadest me kohe räägime, aga meil on siis plaanis teha 10 tiimi ja siis need tiim, nagu iga üks kool või noortekeskus on siis üks tiim ideaalis ja siis meil on selleks eelarveks on 4000 ja 4000 eurot ja siis umbes kuni 400 eurot on siis per tiim. Ja me valime neid tiimid, kui neid on rohkem kui 10 tükki, me valime, kes hakkab päriselt oma ideed elu viima, siis ehitama siis kuskil aprillikuu alguses, jah. Ja siis sellega terve protsessi ajal on võimalus siis seda protsessi kuidagi nagu endale tagasisidet kuhugi nagu kirjutada, nagu peegeldust teha ja siis selle projekti jooksul kõik osalejad saavad endale saata youth-passid ehk siis noortepassid. Ja kõik need tiimid on meil siis Discordis ja Discordi kaudu me suhtleme tiimidega või siis emailide kaudu. Seal Discordis ka tulevad kõik need failid ja kõik, mis vajalik, oluline on, kõik tuleb seal Discordis. Kõik osalejad said mingi kirja sellest, mis need lingid on, et täna selles koolituses osaleda ja siis seal oli ka Discordi link. Siin ma duubelen seda Discordi lingi
et oleks siis võimalik liituda serveriga. Ja nüüd, pidin ka küll ütlema, et meil on täna videosalvestus, et siis pärast kõik need koolitused, mis meil on tulemas, neid pärast saab ka vaadata ja siis infot saada. Ja veel siis natuke admini osast, et me hakkame kasutama siis erinevad tööriistad netis, et üks põhitööriist, mis meil on siis plaanitud kasutada, on Miro, selline veebileht, kus on siis terve tööriist olemas, seal on kõik etaabid ka ja seal on vaja, et selles projektis nagu osaleda ja siis seda tööriista kasutada, seda on siis vaja veebilehelt kätte saada ja siis, mis on vaja teha, on vaja luua endale kontod Miro lehel ja siis otsida üles see template, mis on salvestatud, see šabloon seal nimega Global Perspectives. Eks seal on Miro veebilehel on eraldi osa nimega Miroverse, et enda mingi kollektsioon nendest šabloonidest ja siis seal on nimega Global Perspectives, meie tööriist. Seda saate sealt leida ja kui te teete endale oma koopia sellest Global Perspectives lehest teie konto alt, kui te jagate seda meie emailiga, siis me saame ligipääsu teie lehele ja siis me saame näha, mis te seal panete kirja, mis te teete, mis on tehtud ja nii edasi. Et seda on vaja küll teha ja siis saame ja mis kõige tähtsam on see, et Miro seal template'ide hulgas on praegu ainult ingliskeelne versioon. Et kui te tahate eestikeelset versiooni, siis meie peame selle sinna tõstma teie lehele. Et sellepärast olekski hea, kui te jagate meiega oma seda board'i või lehte. Et Mirol on mingi siuke imelik poliitika, et nad ei taha teises keeles neid template'e üles tõsta. Ja. Nii. Kas nüüd räägime teemast ja eesmärgist? Sa tahad, Joonas, sherida oma ekraani? Ma võtangi üle nüüd, Okay. et ma hakkan ise jagama. Nii, tere, mina olen Joonas Riisalu. Mina olen siis üks ka selle projekti osalistest, et aitan teile seda asja läbi viia ja siis räägin ka, kuidas see tööriist toimib. Et ma olen olnud osa ka selle tööriista siis loomisel. Et ma jagan teiega kohe oma ekraani. Niisiis. Et siis räägime natuke sellest teemast ja eesmärgist, et miks me üldse seda teeme. Et siis selle kunstiprojekti teema ja selle näituse teema on inimtekkeline saaste. Et me tahame siis tähelepanu tuua siuksele temaatikale, et inimesed hakkas mõtlema oma tegude üle natuke ja märkama, mis meie ümber toimub. Et põhimõtteliselt igal sammul, mis inimene teeb, tekib mingi saaste. Ja tihti need tekivad väga ootamatutes olukordades, mille peale üldse pole mõelnudki. Et see olekski nagu see eesmärk tähelepanu tuua sellele temaatikale. Ja siis teie eesmärk oleks siis luua siis kunstiprojekt, kasutades seda Global Perspectives tööriistakasti. Ja me jätaks teile hästi vabad käed, et ise otsustada, milline see kunstiprojekt tuleb ja mis tehnikaid te kasutate, kuidas te seda üldse läbi viite. Et me lihtsalt anname teile tööriistakasti, aitame teid natukene sellest aru saada, et selle haldamisel jagame oma siis kogemusi ja alati saate meilt küsida midagi, et me saame teid juhendada ja siis vaatame, kuidas meil läheb. Et ja muidu Global Perspectives tööriistakasti eesmärk tegelikult, miks me hakkasime seda üldse looma, oli siis loovtööde jaoks. Et meie poole pöördus siis õpetajad ja koolid, et nad sooviks sisukamaid loovtöid, et mitte järgmisi
puulusikaid ja küünleid, vaid et õpilased reaalselt midagi õpiks selle käigus, et see tulemus võib lõpuks olla see puulusikas või küünal, aga see peaks olema mingi uurimustöö, midagi sisukamat seal taga. Ja kogu see asi toimub siis disaini protsessi baasil, et see on ka üks asi, mida siis lapsed ja noored õpivad selle käigus, et kuidas siis midagi uut luua võimalikult kiirelt ja efektiivselt. Ja tänu selle tööriistakastile nad saavad seda teha enam-vähem omas tempos ja mahus. Et kõik need tööriistad, mis seal sees on tegelikult päris tööriistad, mida disainerid või kes iganes inimesed, kes midagi loovad, tegelikult ka päriselt kasutavad. Nii. Ja nüüd ma jagangi teiega natukene neid esimesi tööriista, ma tutvustan neid ja ma räägin ka natukene meie kogemustest, et mis võib-olla nii kerge seal ei ole, mis läheb hästi, mis natukene keerulisemalt. Ja see avasta faas on põhimõtteliselt kõik uurimustöö. Ja meie nagu suurem eesmärk selle taga on see, et tegelikult noored õpiks või saaks parema arusaama maailmast, et nad süveneks ja näeks seda komplekssust. Ja leiaks nagu selle probleemi juurpõhjused, tagajärjed, need kannatajad, nende lood, mingid tähtsad faktid ja kõik siuke info, mis annab nagu inspiratsiooni selleks siis kunstiteoseks, mis te hakkate looma. Et see on selle asja point. Ja ma nüüd lähen ise Mirosse sisse. Näitan, milline see tööriist on. Et mõned on juba näinud seda. Mõned võib-olla ei ole. Et see on nüüd siis eestikeelne versioon, mille me tegime see nädal. Et see koosneb siis 6 osast või tegelikult 7, et viimane refleksioon. Ja iga osa on siis see plokk siin ja siia üles ma tegin natukene väikse seletava teekonna ka, et saaks nagu lihtsustatult aru, et kuidas see siis hakkab toimuma. Et kõigepealt siis on teema, inimtekkeline saaste ja esimesed 2 tööriist ongi siis avastefaasis on mõttekaart ja avateemat. Et mõttekaart on siuke väga lihtne tööriist. Seda kasutatakse tihti raske teema väiksemateks tükkideks lõhkumisel. Ja siia keskele saategi kirjutada inimtekkeline saaste. Ja siin me tahaks, et te kasutaksite mõnda juturobotit, et mis iganes see ka ei oleks. Ja laseksite selle mõttekaardi selle juturobotil teha. Ja siis peategi mõtlema, mis info on siis teile kasulik. Et saate seda koos mõtestada. Ja et ma võtsin praegu näite ette, et siin on prügi mitte sorteerimine näide. Et kui te saate selle mõttekaardini, siis ta loob teile siuksed plokid. Ja mis ma soovitan teha siin, et vaataksite, et mis teema teile nagu või selle grupile isegi sobib kõige paremini. Ja avaksite seda asja siis edasi. Ja kõike seda tehke siis juturobotiga, et ja siis on palju lihtsam, sest kuna see on väga mahukas ja infomahukas teema. Nii. Ja siis järgmisena on juba avateemat, mis on siis nagu siuke traditsiooniline uurimustöö. Et see on inglise keeles on siis desktop research on selle asja nimi. Et siin me sooviks, et ei kasutaks enam juturobotit, kuigi te võite, aga eesmärk oleks leida siis nagu päris infot, sest kuna juturoboti infot me ei saa väga hästi usaldada, et siin me soovitakski uurida erinevaid teadusajakirju, disainiajakirju, mingid teadusartikleid, mis iganes teil ette tuleb. Ja siis see tööriist koosneb tegelikult ainult 4 suunavast küsimusest. Et esmalt siis, mida sa sellest teemast juba teadsid, et selle saab juba, ei pea guugeldama ega midagi tegema, vaid saadki üles kirjutada. Et näiteks, kui sa teed
valid lõpuks teemaks näiteks, ma ei tea, valgusreostus. Et mis sa juba teadsid sellest. Et saadki siia selle üles kirjutada. Seejärel otsida siis infot juba erinevatest allikatest, mis on tähtsad faktid, mingid numbrid, tulevikutrendid, mingid põhjused, tagajärjed, kõik saab selle siia kirja panna. Kõik neid postiteid saab siin liigutada, ise teha suuremaks, väiksemaks, kategoriseerida neid nii, nagu ise tahad. Ja siis edasi juba saate otsida, toon näiteks näite siia, et mis lahendused on juba olemas. See on väga tähtis uurida juba, mis on tegelikult tehtud, et sealt läbi selle saab ise inspiratsiooni, võib-olla leida veel mingit infot, mida sina ise oma uurimustöös ei leidnud. Et ma ütleks, see on üks kõige tähtsamaid küsimusi. Ja siis lõpuks, et mis sütitas sinu uudishimu ja mille kohta sa tahaksid rohkem teada saada. Et siis see oleks siis aru saada, et millega siis tahad nagu edasi tegeleda. Nii. Ja kui te nüüd vaatate siin ringi, et siin alla on veel tahvel ka, kõigepealt ma tegelikult soovitan, enne kui te hakkate üldse midagi tegema, loege rahulikult see kõigepealt sissejuhatus siit läbi, et räägib täpsemalt, milleks need tööriistad on, kuidas nad teid aitavad. Siin on mõned nipid ka juures veel. Ja siin all on üks tahvel. Et see on loodud selle pärast, et kui teil on mingit infot, mida te ei tea, kuhu panna, aga tundub, et on midagi asjalikku ja põnevat, et siis saate selle siia alla koguda. Ja kui see teema on läbi tehtud, siis me alati soovitame väikse peegeldusega teha, et teha väike kokkuvõte, et kui kaua sa tegid, kaua see aega võttis, mis küsimused tekkisid, mis on järgmised sammud. Et selline refleksioon iga osa lõpus on alati kasuks. Nii, ja ma räägin kiiresti ka järgmise osa ära, et see on rohkem selline peegeldus iseendasse. Et siin on 2 tööriista, üks on olukorrakaart ja teine on enesepeegeldus. Et olukorrakaart on siis selleks, et iseloomustada siis seda olukorda praegu, et alustage sellest. Siis te mõtletegi, et mis selle võis põhjustada. Et siia võite kirjutada tekstina või võite ka täitsa visuaalselt seda juba lahendada. Et siin on näiteks juturobotiga või tehtud siis pildid. Et üks pilt on alati rohkem kui 1000 sõna, et see aitab natukene loovust käima lükata. Ja siis, kui olete need 2 ära teinud, siis natuke ette kujutada, et milline see maailm on, kui me seda probleemi ei lahenda. Ja siis, kui me selle ära lahendame, natukene visualiseerida. Ja seejärel, kui see tööleht on tehtud, siis tehke enesepeegeldus. Et siin ongi, et saab kirja panna kõik oma tunded, mõtted ja tegevused. Et kui sa need ära kaardistad, siis miks ta on kasulik, on see, et saad kõigepealt enda süsteemist selle välja ja kui sinul endal on mingid tunded, mõtted või tegevused, siis suure tõenäosusega väga paljud inimesed teised teevad neid samu asju. Ja et süke esimesed 2 osa on meil siis süksed. Ma natukene võib-olla räägiksin, et kuidas sükest asja üldse läbi viia. Et meie oleme muidu seda teinud loovtööde raames ja selleks oleme võtnud iga osa jaoks kuskil 2 nädalat aega. Et seda ei pea üldse nii kaua tegema. Et kuna te teete kunstiprojekte, siis ei pea nii süvikuti minema sisse, ma arvan. Siin on tähtsam leida midagi põnevat ja sellel teemal midagi hakata looma. Ja lapsed muutuvad kärsituks ka. Ja mina isegi täitsa soovitaks, et saate tunnis teha täitsa koos kõik. Et näiteks te saategi need teema avada koos,
leida selle, teha võib-olla hääletuse, on ju, et mis teemaga te lähete täpsemalt edasi, on ju, et saate sammhaaval kõiki asju ise teha. Siis saate näiteks järgmise töölehel ära jagada ülesanded, et Peeter ja Mari teevad, siis uurivad tähtsaid fakte ja numbreid, on ju, ja siis järgmised võtavad juba, mis on lahendused, et te saaksite nendest asjast palju kiiremini läbi käia. Ja koguda selle info kuskile seinale või kasutada seda sama Miro lehte, on ju. Et saate ise täitsa otsustada, kuidas te seda teete. Ja kindlasti kõike me ei sunni teid tegema, et te võite mõned etapid täitsa vahele ka jätta. Aga ma soovitan nagu enne selle läbi mõelda, mida te vahele jätate ja see peab olema mingi hea põhjus. Et siiski me oleme disaininud nagu siukse väga tervikliku protsessi, mis reaalselt peaks nagu aitama ka. Et me ise kasutame seda sisuliselt sama meetodit siin disaini sprintides, et me näeme, et siit enam nagu ei tasuks midagi vahele jätta, et me oleme viinud selle nii miinimumini kui võimalik. Et see oleks kasulik. Nii. Ma räägin ka natukene meie siis kogemustest. Et mis me oleme tähele pannud, et lapsed on väga erinevad. Et soovitan kõigepealt seda eesmärki, seda teemat tõsta esile korduvalt. Tihti nad unustavad ära selle, mis on selle üldse selle asja eesmärk, mis on teema. Et lihtsalt igas etapis seda meelde tuletada. Ja siis nagu ma rääkisin, et töölehtid võite koos täita, võite ka täitsa otsustada, et igaüks teeb seda eraldi. Et meil on disainitud see protsess niimoodi, et iga laps saaks seda ise teha. Kindlasti, mis me märkame ka laste puhul on see, et hüpatakse kiiresti töölehti täitma enne, kui nad üldse loevad, et mis tegema peab. Et tihti tehakse väga, mitte tihti, aga vahet vahel mõned lapsed teevad väga imelikke asju, näed, et ta pole lugenud sissejuhatust. Siis viimasel ajal tekkinud üles küsimus, et mis juturobotit üldse kasutada, et kui me seda tööriista lõime, siis oli ChatGPT oli põhiline, aga nüüd on nagu tekkinud mõned, ütleks, eetilised probleemid selle chati kasutamisega, et on ka muid variante olemas, mida kasutada, et Perplexity on päris hea, Google'i on ka oma Gemini, Claude, need on igasugused veel, et ei pea ainult chati kasutama, et see ei ole ainuke variant. Ja võite ka lastelt küsida, mida nemad juba kasutavad, et tihti neil on juba oma lemmikud olemas. Ja kõik need juturobotid on millekski head, on mingi oma teema, milles nad on head, et tasub seda ka uurida. Ja juturobotil on, mis me näeme, et selle, kui lapsed, eriti lapsed, kes ei ole väga kasutanud juturoboteid, et siis nad ei oska neid sõnastusi sinna kirjutada. Et selle koha peal on küll neil tihti abi vaja. Et mis see eesmärk on saada mingi kasulik infot. Et lastele on tihti see, et nad ei tea, mida nad ei tea. Et siis selle koha peal neid natuke peab aitama mõnikord. Et siuke kerge mentordamine, eriti siin algfaasis, kus on see avastav faas, et siin oleks hea aidata neid. Sest avastav faas ongi nagu siukse, võtke seda kui vundamendi loomist, et kui vundament on kehv, siis ega see maja püsti ka ei püsi. Et isegi kui te tunnete, et siin näiteks uurimustöö läks kehvasti, et siis pigem võtke see ekstra aeg, et saada see asi paika. Ja meeles hoida alati, et mis on see info, mis on kasulik, mis küsimusi peab küsima. Et ma arvan, et see on disainerid või üldse loovinimeste kõige tähtsam ülesanne, küsida õigeid küsimusi. Ja mis teeb selle raskeks, on see, et see tekib tavaliselt kogemusega, et kuidas mis küsimusi küsida.
Ja siis lastel on veel üks probleem, näiteks, et avastafaasis see teine tööleht, et avateemat, et seal tihti tekib küsimus, et kui palju infot on piisavalt. Et paljud lapsed teevad täitsa miinimumi, et sa näed, et ta on teinud seda võib-olla pool tundi. Et see on niisugune tunnetuse küsimus, et kui palju infot on piisavalt. Et mida rohkem sa aega sinna panustad, seda põhjalikum see töö tuleb. Et tuleb leida niisugune mõnus tasakaal. Ja võib-olla see tulebki sellest, et kui palju teie aega ise annate neile, et siis selle põhjal te teetegi nagu. Ja üks asi, mis veel kindlasti teil tekib, et lapsed hakkab protsessist ette ruttama, nad juba loovad oma kunstiteosed või mingeid lahendusi juba võib-olla esimese tööriista juures. Et siis tasub neile öelda, et väga hea, et te juba mõtlete, aga pange see tallele nüüd. Et selleks ongi see tahvel seal all, et saate oma kõik sketšid ja mõtted sinna üles kirjutada. Et panna need tallele, sest tasub seda protsessi usaldada. See on põhiline alati trust the process ja lõpuks tuleb midagi ikka nagu. Et kui mina midagi disainin, siis mul on ka, ma tihti hakkan juba uurimustöö ajal mingeid asju sketšima, aga ma panengi selle alati tallele. Et ma üritan selle protsessi alati võimalikult põhjalikult läbi teha, sest liiga lihtne on teha mingeid järeldusi vähese info põhjal. Ja midagi võib 2 silma vahele jääda. Nii. Tundub, et mul on kõik. Kas on tekkinud mingeid küsimusi äkki? Et kui ei ole mingi küsimusi hetkel, et saate alati meile Discordi kirjutada või siis Mul on kommentaar praegu, et meil on tänane participants list, ehk siis kes osaleb osaluslist, oleks tore, kui te vaadaksite siia kõne chati, et mis siin lingina on pandud, seal on Google Doc, kuhu oleks tore, kui te paneksite enda nimed ja kood, kust te tulete, kust, kuna osalete tänases koolituses, aga jah, et kõik info on siis jagatud Discordis, ehk siis ootame teid Discordi ka. Kas te saate kõik Discordi kasutada? Et põhjus, miks me Discordi kasutame, et lapsed ja noored kasutavad Discordi. Et see on kõige lihtsam viis, kuidas nendeni jõuda oma infoga. Ja võite vabalt kirjutada meile ka nagu e-mailit, et kui on mingi küsimused. Ma tahtsin küsida, et kas te olete ise mõelnud ka, kuidas te seda hakkate läbi viima, sellist projekti? Kas keegi tahab äkki jagada? Tere, mina võin jagada. Mina noortekeskuses viin läbi loovusringi ja siis selle loovusringi raames siis hakkame selle teemaga tegelema. Jah, detailsemalt ma küll praegu ei oska, aga ju ma siis samm-sammult hakkan siit edasi minema nendega. Et mul on seal sellised 9-10-11-aastased noored. See on väga hea vanus tegeleda. Et mis ma soovitan tegelikult teha, et võta korra see template endale ette, võib-olla proovi see ise läbi teha. See õpetab kõige rohkem tegelikult, et võta see umbes mingi tund-poolteist ja tee see nagu kiiruga läbi. Et proovi, et siis saad aru, nagu, kuidas need tööriistad töötavad.
mis tunded ja mõtted sul endal tekivad, siis need tunded ja mõtted tekivad lastel ka. Ja siis selle põhjal saab nagu päris hästi üles ehitada selle tunni ülesehituse nagu. Et aga ma isegi võib-olla siinkohal teeksin nagu täitsa tunni sees, täidaks neid töölehti ja prooviks niimoodi teha seda. Ja ilmselt see mõte mul oli ka jah, et nagu selle ringi või selle tunni töö raames teha neid asju, et mitte kuskil kellelegi koju kaasanda või midagi, et ei, et seal koha peal ikkagi. Et siis muidu on siis nagu koolitöö. Just. Et me jagame neid töölehti PDF-ina ka. Et ma panen veel PDF-id näidetega ka kokku, et siis saate nagu välja printida ja näidata neid. Et kuidas iganes endale mugavam on. Aga muidu miks ta on meil Miros on see põhjus, et me tahame, et nad kasutaks chati, otsiks, Google'daks infot, et siis on lihtsam copy-paste ida infot juba arvutis. Aga kuna see on, et ei ole sunnitud nii põhjalikuks minema asjaga, et siis saate seda teha paberil ka. Minul tekkis selline küsimus, et meie piirkonnast me panime 3 ennast kirja, 3 juhendajat, Pilvi, Tiina ja Teele. Et kas me pigem peaksime nagu igaüks oma grupiga eraldi tegema neid asju või me võiksime nagu kampa võtta, et kuidas teil nagu see... Palju teid ühes grupis on? No meil veel hetkel ei ole, me alles nagu me just tulime laeva peale nii-öelda eelmisel nädalal või nii, et alles hakkame mõtlema läbi seda kõike. Palju teil lapsi on umbes selle 3 grupi peale kokku? Ei oska praegu öelda, meid on siin terve posu. Ma tea, kuidas Egar sulle tundub? See on esialgu tööriist, mis te saate nagu kasutada, ehk siis mida rohkem teid seal on, kes kasutab neid, seda parem. Meil ise endal on vaja, et meil oleks umbes 10 tiimi, et me hiljem vaatame selle nagu kunstiteose realiseerimist nagu ehituse kohta, aga te saate küll osaleda ja teha seda protsessi ja siis tööriistu kasutada. Ma just mõtlengi, et juhul, kui teil on nagu ei ole, või et oleks parem, et me oleme kõik eraldi, et te saaksite oma 10 gruppi täis, siis me teeksime nagu me oleme natuke erinevates piirkondades kõik, aga või siis teine variant on see, et me tuleme kõik kokku ja teeme näiteks vaheajal mingisuguse, ma ei tea, laagri vormis või kuidagi niiviisi koos noortega, et toome need erineva piirkonna noored kokku ja teeme nagu niipidi. Ma arvan, et see laagri vorm oleks ju väga lahe. Aga te võite ka eraldi teha, kuidas endal mugavam on. Ja siin ka sõltub, et kui palju lapsi on ühes grupis, et kui liiga paljuks läheb, siis on raske teha lihtsalt. Et praegu teeme nii, et proovige seda eraldi teha, siis kui ei saa, saab koos teha. Mingi sellist või? Kas ma õigesti saan aru? Joonas. Jah. Ma arvan, et vaatame jooksvalt, igat pidi okei. Ja kui tekib küsimus, siis saame alati rääkida üle veel. Aga ma arvan, et praegu olekski see aeg lihtsalt, et süübida korraks selle tööriista kasti ja vaadata, kuidas seda asja läbi viia. Ja ma arvan, et see vastab sellele küsimusele ka.